Tere tulemast tagasi meie nutikodu loomise kursusele. Täna siis alustame teemaga, mis jätkub ka natukene järgmises loengus. Ehk et siis hooneautomaatika erinevad lahendused. Täna räägime siis natukene hooneautomaatika protsessidest, küttesüsteemidest, jahutussüsteemidest ja ventilatsioonisüsteemidest. Nad on üksteisega natukene seotud omavahel, nii et oli mõistlik panna ühte loengusse kokku. Aga et kui rääkida hooneautomaatikast kui sellisest, siis mis üldse endast kujutab, siis tegemist on siis põhimõtteliselt protsesside juhtimisega ja protsesside juhtimise eesmärgiks hooneautomaatikas on siis tehnosüsteemide häireteta töö tagamine, sisekliima soovitud tasemel hoidmine ja hoone energiatarbe kontrollimine ja üritame siis hoida seda etteantud piirides. Kuna energiakulud on siis pidevas tõusus, üritatakse protsesse tõhustada automatiseerimise teel. Ja automatiseerimine haarab enamasti siis valvesüsteeme, erinevaid kontrolli ja juhtimise süsteeme ja funktsioone ja ka reguleerimisfunktsioone. Süsteemide projekteerimisel tuleks siis tähele panna eelkõige seda, et kõigi funktsionaalsete hoonesüsteemide liitmine ühte ei ole päris kasulik, kuna ühe süsteemi vea või rikke korral häirub ka süsteemi kõigi teiste funktsioonide täitmine. Ehk et on mõistlik luua süsteem, mis tagab ülejäänud osade tööga siis, kui ühes osas on mingi viga, ehk et võimalike vigadega tuleb arvestada ning süsteemi vead tuleb lahendada turvaliselt. Selle all on siis mõeldud seda, et me ehitame oma süsteemid selliselt, et ühes süsteemi osas olev viga ei mõjutaks teiste süsteemi osade tööd. Ehk et näiteks kui ventilatsioonisüsteem lakkab töötamast, siis see ei mõjutaks kuidagi näiteks kütmise süsteemi. Ja muidugi ventilatsioonisüsteemis tekkiv viga peaks avalduma siis nii-öelda turvaliselt, ehk et sellega ei tohiks kaasneda siis mingisuguseid veel suuremaid vigu. Et see on see nii-öelda turvaliselt lahendamise küsimus. Ehk et asjad peavad siis katki minema turvaliselt, ehk et fail safe on ju. Üks hästi lihtne ülevaatlik hooneautomaatika struktuur on ka joonisel toodud nüüd, kus siis meil on erinevad seadmed, kasutajaseadmed näiteks, kas siis telefonid või mingisugused muud seadmed, mis siis saavad koos kasutajaga ringi liikuda või siis ka näiteks mingisugused ruumipõhised ekraaniga kontrollerid. Ruumides on siis meil igasugused andurid, liikumisandurid, muud asjad, temperatuuriandurid ja nii edasi. Hetkel joonisel on kokku ühendatud omavahel Modbusiga. Tavalises koduautomaatikas Modbusi ei kasutata, aga mõte jääb samaks, ehk et meil on mingisugune ühtne andmeside struktuur, mingisugune andmeside protokoll, mille kaudu siis on need ruumi andurid ja täiturid siis omavahel ühendatud ja selliselt see ruum töötab nii-öelda autonoomselt. Aga et ka ülejäänud süsteemis oleks ülevaade olemas, siis on ühendatud see ruumikontroller näiteks üle Wi-Fi mingisuguse serveri külge. Serveri küljes on siis mingisugused terminalid, mis võimaldavad siis näiteks kaugelt hetkel küll siis hoones või korteris sees seda ruumi juhtida, jälgida ja nii edasi, aga see samane keskne server võib olla ühendatud siis mingisuguse ruuteri abil näiteks internetiga ja internetist on ka võimalik siis kaugelt näiteks midagi näha. See on teoreetiline võimalus, seda ei pea igas hoones, igas korteris niimoodi lahendama, et kes kuidas tahab. Enamus suurte tootjate pakutud automaatikasüsteeme täpselt nii töötavadki, ehk et nad on netist kättesaadavad, kuna nad logivad andmeid oma pilve ja pilvele saab siis konkreetne kasutaja oma õigustega ligi, ehk et näeb siis kuskilt kaugelt juba ka oma kodus toimuvat või saab seda juhtida, kas siis üle telefoni, üle arvuti, mis iganes. Et sellised lahendused on täiesti olemas. Kui me räägime nüüd siis juba natukene lähemalt, siis näiteks turvasüsteemide puhul on valvepult ja allkeskused siis omavahel sidekanalite abil ühendatud ja info edastatakse siis digitaalselt läbi kahesuunalise kaabelühenduse. Kehtib ka muude
siis ruumi automaatikasüsteemide puhul. Ehk et mingisugune kontroller annab mingisugusele täiturseadmele info, et ta peaks midagi tegema ja täiturseade annab siis info tagasi, et see asi tehti ja mis tulemused saavutati. Et valvepult on siin selles mõttes hea näide, et valvepuldiks on siis sõrmistik kuskil ukse kõrval. Sellega saab siis mingisuguse koodi sisestada. See kood saadetakse siis allkeskusesse ehk et siis seadmesse, kus on salvestatud kõik koodid ja muud asjad, mis logib ligipääsusid, valve all olekuid, häires olekuid ja nii edasi. Ja see siis kontrollib, kas see sisestatud kood on õige ja kui see kood on õige, siis näiteks võtab kas siis korteri või maja valve alt maha. Ehk et ja siis see on kahepoolne. Ja automaatikasüsteemide projekteerimisel ehitamisel üritatakse siis mõõteseadmete arvu võimalusel minimeerida, ehk et näiteks kas siis kohaloleku või liikumisandur, mis teeb ühelt poolt siis valvesüsteemi ülesannet, võib siis samal ajal täita ka, kui hoone on valve alt maas, hoopis kütte- või valgustussüsteemi ülesannet. Et ühesõnaga, mida sellega öelda tahetakse, on see, et näiteks mingisugune liikumisandur, mis on mingis ruumis, kui hoone on valve all, siis selle peale läheb valve häiresse, aga kui hoone valve alt maas ei ole, või valve all ei ole, siis selle järgi saab näiteks juhtida tulesid hoopis. Ehk kui keegi ruumi tuleb, ruumis on mingi liikumine, pannakse tuleb põlema. Ja kasutatakse siis sama liikumisandurit mõlema asja juures. Reguleerimine valve on siis lahendatud allkeskuse tasemel, ehk et mõte on siin see, et mitte see pult seina peal ukse juures ei ole see konkreetne juhtüksus, tema on ainult põhimõtteliselt täidab siis anduri rolli, aga allkeskuse või siis selle kontrollkeskuse, mis iganes, kuidas keegi teda nimetab, ülesandeks on siis kontrollida ja jälgida, ütleme siis häireid, erinevaid mõõtmisi, vaadata, kunas on lukustused toimunud, teha aeglülitusi, näiteks panna uksed mingil hetkel automaatselt lukku, tuled kustu, põhimõtteliselt selle signaali saab sealt välja võtta ja samamoodi siis energiatarbimist optimeerida läbi selle. Ehk et kui hoone läheb valve alla, siis näiteks on võimalik väga paljud seadmed üldse välja lülitada. Ja süsteemi projekteerimisel ehitamisel tuleb lähtuda, et valvepuldi rikki minekul jätkuks automaatikat töö normaalselt. See on jällegi, ütleme, valvepult on siin pigem näitlikustatud asi, mida kasutada. Seal kindlasti on seda ka vaja jälgida, aga sama kehtib ka igasuguste muude süsteemide puhul, et kui meil näiteks ventilatsioonisüsteem rikneb, siis ülejäänud automaatika peaks ikkagi töösse jääma, et ruumi ventileerida me nagu automaatselt siis enam ei saa kahjuks, aga näiteks akent saame lahti teha manuaalselt, teatud tingimustel automaatselt ka, aga see selleks. Aga et näiteks kütmise lahendus peaks siiski tööle jääma ja samamoodi siis valvesüsteem, et nii see on. Ja tavaliselt on see, et kui on hoones rohkem kui üks pult, siis teine pult saab tegelikult üle võtta esimese puldi töö, et okei, ma ei saa võib-olla peaukse kõrvalt hoonet valve alla panna, saan seda teha hoopis tagaukse kõrvalt või siis näiteks telefonist, et isegi see süsteem põhimõtteliselt võib tööle jääda teatud tingimustel. Aga see on jällegi asi, mis tuleks projekteerimisel ja ehitamisel läbi mõelda ja võimalusel rakendada. Natukene siis keerukusest ka, et näiteks eramu puhul tegu on siis hoonega, mis on tavaliselt kuni 2 valdaja kasutuses, kuni 3-korruseline hoone enamasti, mitte rohkem kui 500 ruutmeetrise üldpinnaga ja süsteemid on sisuliselt autonoomsed, see tähendab siis seda, et ventilatsioonisüsteem iseseisvalt ei tea mitte midagi näiteks valgustussüsteemist, kuigi peakontrolleri tasandil nad võivad ikkagi olla liidetud omavahel, siis tegelikult ühe süsteemi töö teist ei mõjuta tavaliselt. Ridaelamu puhul on siis juba natukene keerukam, kus siis hoone koosneb elamu plokkidest, üldpind võib olla 1000 ruutmeetrit, sõltuvalt siis, kuidas keegi ehitab. Ja süsteemid võivad siis olla niimoodi tsentraliseeritud, et näiteks hoone kütmine käib mingisuguse kesksese kontrolleri abil kõikides siis boksides ühtemoodi. Ei pruugi nii olla, aga võib olla. Ja samamoodi on erinevad valvesüsteemid, et seal juba teatud tsentraliseeritust kasutatakse.
ja kortermaja puhul siis on tegu mitmekorruselise hoonega. Automaatikasüsteemid on tsentraliseeritud ja energiahalduse, turbe ja muud säärased süsteemid on autonoomsed. Ehk et üldkasutatavad pinnad on siis nii-öelda tsentraalse juhtimisega, aga näiteks läbipääsusüsteemid ehk et kes siis nii-öelda hoonesse sisse pääseb ehk et trepikotta. See süsteem on autonoomne ülejäänud süsteemidest, et kuigi see haldustarkvara tegelikult võimaldab seda ka jälgida. Ja hoone automaatika hõlmab siis järgmisi süsteeme. Ehk et meil on olemas kütte- ja jahutussüsteemid, tulekustutussüsteemid, mis siis kehtivad pigem kortermajadele ja suurematele hoonetele, erinevad igasugused automaatsed tulekahju signalisatsioonid, kustutussüsteemid, turvaevakuatsiooni ja paanika vältimisvalgustused ja nii edasi, need on pigem just kortermajades üldkasutatavad pinnad, juhul kui on, ja pigem juba büroohooned ja sinna kanti. Nii palju võib lihtsalt öelda, et turvaevakuatsiooni ja paanika vältimisvalgustuse puhul on see, et see on valgustussüsteemid, mis jäävad töösse ka siis, kui tervest majast on elekter läinud, et neil on oma tingimused, kunas nad tööle jäävad, kui pikalt nad peavad tööl olema ja mis eesmärki nad täidavad. Et turvavalgustusel näiteks on see, et kasutatakse selle jaoks, et oleks võimalik mingisuguseid seadmeid turvaliselt välja lülitada, ehk et sa näed, ütleme, et mingisugust kuskil büroohoones näiteks mingit arvutit välja lülitada, et sa ei pea seda päris pimedas tegema. Evakuatsioonivalgustus siis valgustab evakuatsiooniteed ja paanika vältimisvalgustuse eesmärk on valgustada teed evakuatsiooniteeni. Et sellised eesmärgid on neil. Muudest asjadest väga palju rohkemat isegi ei räägiks. Samamoodi siis on elektrienergia sellesse kuuluva reservtoite süsteemid, ehk et jälgitakse energiatarvet, võimalusel üritatakse seda vähendada ja samamoodi ka see, et kui on olemas hoones lahendus reservtoite jaoks, näiteks generaatori näol, siis see ümberlülitamine saab olla automaatne ja et seda ei pea manuaalselt tegema. Ehk et nii generaatori käivitamine kui ka generaatori toite peale üleminek saab olla täiesti vabalt automaatne. Sellest ilmselt lähemalt järgmises loengus natukene, aga mõte on selles olemas. Samamoodi siis videovalvesüsteemid saavad olla hoone automaatika osaks, turvasüsteemid, läbipääsu ja sissetungi vastased süsteemid, valgustuse süsteemid, veevarustuskanalisatsioon ja ventilatsioonisüsteem. Osad nendest pigem hõlmavad küll suuremaid hooneid, aga paljud nendest nimetatutest on ka täiesti vabalt eramutes lahendatavad ja ka korterites lahendatavad. Et lihtsalt osad on infoks, aga osadest räägime lähemalt ka. Ja hoone automaatika võib hõlmata veel ka siis multimeedia audiojuhtimissüsteemi, ehk et näiteks kaugelt juhtida Spotify playlisti, mis iganes on ju, et seda saab teha ja see on üsna lihtne saavutada tänapäevaste vahenditega. Samamoodi võib näiteks kaugelt saada telekat juhtida ja nii edasi, uputuse, maavärina, mürgistuse automaatsüsteemid. Mürgistus on pigem spetsiaalsetes hoonetes kasutuses, maavärinat Eestis põhimõtteliselt ei ole vaja tuvastada, aga uputuse poole peal näiteks küll, et on olemas piirkondi, mis teatud tingimustel kipuvad uppuma, et neid isegi eramutes on mõistlik kasutada, et vähemalt sa tead, et sul maja upub, kui sind ennast kodus ei ole. Teatud tingimustel, näiteks kui sul on uputuse tekitab see, et sul mingisugune toru hoones lõhkeb või majas või korteris, et siis sa saad peakraani kaugelt kinni panna. Et seda saab täiesti vabalt kodus isegi teha. Side- ja arvutivõrkude lahendused samamoodi, et neid on võimalik automaatikas ära kasutada ja ka kasutatakse ja samamoodi ka kaugelt monitoorida teatud tingimustel, teatud tarkvaradega. Midagi me natukene siin paar nädalat tagasi tegime, aga jah, et see on täiesti asi, mida saab ka automatiseerida. Ja kõige olulisem, mida siit kaasa võtta, on see, et hoone automaatikasüsteemide automatiseerimine on siis oma olemuselt erinevate süsteemide kombineerimine omavahel lõpmatute võimalustega. Tähendab see lihtsalt seda, et meil on olemas hunnik süsteeme, mida me saame automatiseerida ja me saame neid automatiseerida selliselt, et nad lõpuks hakkavad koos tööle ja see variantide arv, kuidas neid omavahel koos tööle panna, on sisuliselt lõpmatu. Et see on hea
meelde jätta. Ja natukene kütte- ja jahutussüsteemidest. Laias maailmas tuntakse seda HVAC nime all, ehk et siis kütmine ehk et heating, ventilatsioon ehk et ventilation ja õhukonditsioneerimine ehk et air conditioning. Sellest see HVAC tuleb. Ja eriti kehtib see siis meie laiuskraadil, et hoonete energiatarbes kulub üle 70% hoone kütmisele ehk et 70% hoone tarbitavast energiast läheb kütmise alla, et toas oleks soe olla. Ülejäänu siis kulub valgustusele, vee soojendamisele ja muudele elektriseadmetele. Veel vähem juhul, kui soe vesi tuleb kuskilt kaugelt, ehk et see nüüd on see, ütleme, kuidas seda energiatarvet nagu arvutada, aga põhimõtteliselt on see, et teatud tingimustel, näiteks kaugkütte puhul, ei pruugi seda hoone energiatarbesse seda vee soojendamist nagu sisse arvestada. Ehk et siis on see kütmise protsent võib isegi suurem olla. Hoone küttesüsteemide projekteerimisel tuleb siis rõhku panna ka teistele tehnosüsteemidele, näiteks ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidele, mis aitavad siis parandada hoone energiatarbivust. Mõte on siin see, et ma ei üritaks mingisugust kas siis korterit, maja, tuba kütta ja jahutada samal ajahetkel. Et need on kaks protsessi, mis töötavad üksteisele risti vastupidiselt, on üsna suure energiatarbega ja on mõistlik ikkagi automatiseerida selliselt, et kui üks süsteem töötab, siis teine ei tööta. Ehk kui me kütame, siis jahutada samal ajal pole nagu väga mõtet. Ja hoone tehnosüsteemid siis moodustavad ühe terviku, kuigi automatiseerimise seisukohalt võivad need alamsüsteemid olla üksteisest täiesti lahus. Siis päeva lõpuks need ikkagi moodustavad ühe terviku, ehk et kütmine peab arvestama jahutusega ja mõlemad korraga peavad arvestama ventilatsiooniga. Sinna juurde peab arvestada kindlasti ka valgustusega, et kuna ka valgustus teatud tingimustel on suuteline ruumi kütma, siis tuleb sellega arvestada. Ja samamoodi multimeediaseadmed teatud on suutelised ikkagi ruumi kütma, et siis me nagu ruumi üle ei kütaks. Ja väga palju energiat sellega ei kasutaks siis. Ehk et mida sellega öelda tahetakse on see, et tehnosüsteemid peaksid töötama automatiseerimisel kooskõlas üksteisega. Ehk et kui ma tean juba, et mul on ruumis meeletu kogus kütvaid seadmeid, siis ma sinna nagu väga suurt lisakütet enam juurde väga ei planeeri. Või kui on isegi planeeritud, on paigaldatud, siis on automaatikasüsteem oskab sellega arvestada, ehk et kõige lihtsam on seda saavutada sellega, et mul on ruumis temperatuuri andur ja kui meil on temperatuur üle seadepunkti, siis me kütma rohkem ei hakka seda ruumi. Ja seadepunkt on siis selline punkt, mis on määratud, mida automaatika peaks hoidma või vähemalt üritama hoida. Ja küttesüsteemide juhtimine hoone automaatikas põhineb siis ressursside säästlikul kasutamisel ja mugavuse tagamisel, ehk et üritatakse siis saavutada kahte risti vastupidist olukorda, ehk et ühelt poolt hoida kokku ressursse, eelkõige siis energiat ja raha, aga teiselt poolt üritatakse siis saavutada mugavust. Ehk et need on natuke üksteisele vasturääkivad tingimused, ehk et mugavuse saavutamiseks võib kulutada väga palju energiat ja teiselt poolt ütleme, kui me üritame just maksimeerida energia kokkuhoidu, siis meil ei pruugi enam väga mugav olla. Ehk et kui me üritame hoida temperatuuri ainult seal, ütleme näiteks 4-5 kraadi toas, siis see teoreetiliselt ei ole väga mugav. Aga jah, ehk et see on selline tasakaalu koht tekib siin. Ja küttesüsteeme siis liigitatakse järgnevalt. Kõigepealt siis energiaallika järgi, ehk et siis saab olla meil näiteks tahkekütuse, mis iganes vedelkütuse peal, gaaside peal toimib kütmine, elektri peal samamoodi. Siis on meil soojusallika paiknemise järgi, kas siis me kasutame nii-öelda kohalikku kütust, ehk et näiteks puidukütet või hakkepuitu turvast, või siis me kasutame üldse kaugkütet, et seal me enam ei tea, kas see on kuskilt, milline see nii-öelda vee soojendamiseks kasutatav kütteliik oli täpselt, et läheb lihtsalt kaugküttena arvesse, ongi olemas. Siis on energiakandja järgi, ehk et kas me näiteks teeme elektrikütet, kasutame vett hoone kütmiseks, erinevaid variante. Kasutusviisi järgi, ehk et kas me nagu kütame pidevalt, kütame mingisuguse aja järgi
või näiteks on ainult ajutine kütmine, et näiteks vaatame talveperioodil 2 kuud kütan, ülejäänud aja ma ei küta, on ju. Ja küttekeha järgi ehk et kas mul on näiteks radiaatori või konvektorküte, põrandaküte, ahiküte, mis iganes muu säärane. Ja süsteemi automatiseerimise puhul siis kasutatakse näiteks kohaloleku andureid ehk et liikumisandurid sisuliselt, et näidata, kas selles konkreetses ruumis on kedagi või mitte. Tühja ruumi ei ole mõtet näiteks võib-olla 23 kraadini kütta, võib-olla me kütame ainult 20 või isegi 18-ni, et seal oleks sihuke enam-vähem mõnus olla kohe, kui sisse astuda, aga et ta ei ole nagu kogu aeg maksimumtemperatuuri juures. Kellaajalised režiimid on siis teine variant, mida saab kasutada. Ja mõte on siin see, et näiteks päeva, kui kedagi kodus ei ole, samamoodi laseme toas temperatuuri kraadi 2 alla, kui on juba teada, et inimesed peaks hakkama koju tulema, selleks ajaks tõstame selle temperatuuri tagasi ülesse ja teatud tingimustel on võimalik niimoodi ka energiat kokku hoida. Ja kasutatakse siis temperatuuri andureid, mis on siis ühenduses küttejuhtimiskeskuse soojussõlmega. Mõte on siis selles see, et teada, kas on näiteks vaja sooja vett juurde kuskile saata mingitesse just veeradikatesse või mis iganes muud, et kas on vaja juurde kütta või mitte. Ja kütmist mõjutab siis inimestes, kodusjaametes ning päikeses kiirguva vaba soojuse efektiivne ära kasutamine. Mõte on siis see, et kui näiteks suvel päike kütab toad juba niigi soojaks, siis sinna lisakütet ei ole sellel ajal mõtet väga panna. Samamoodi kodusjaamed, teatud kodusjaamed on suutelised ruumi kütma, näiteks elektripliit, kui seda pikalt kasutada, käitub kui ka kütteallikas ja see tähendab seda, et siis köögis ei ole mõtet lisakütet väga teha, on ju. Võib-olla on hoopis mõtet hakata seda ruumi natuke jahutama. Nii. Kõik see eeldab siis korrektselt töötavat küttereguleerimissüsteemi, mis aitab vähendada hoone netoenergiakulu. Tähendab siis seda, et me ei kuluta rohkem energiat hoone kütmisele, kui minimaalselt vaja on. Ja kui siin on nüüd toodud ka näide, et kui viia korteri kütmine üle välistemperatuuri järgselt kütmiselt vajaduspõhisele kütmisele, siis on teatud tingimustel võimalik energiakulu vähendada kuni 30%. Mis tähendab seda, et välistemperatuuri järgne kütmine tähendab siis sellist olukorda, kus ma mõõdan välistemperatuuri ja vastavalt sellele teen otsuse, kas ma siseruumi kütan või mitte, aga vajaduspõhine kütmine on see, et kui mul ruumis kedagi ei ole, siis hoolimata, mis on välistemperatuur, ma siseruumis väga palju kütmist ei tee. Et ja selliselt on teatud tingimustel võimalik küttekulu, siis energiakulu vähendada. Jõuame siis sellise asjani nagu lokaalküte. Kaugkütteni otseselt väga palju ei jõuagi, räägin siit vahele selle ka ära, kuna kui me räägime veebaasil kütte automatiseerimise, siis sellel on suures plaanis vahet, kas see soe vesi tuleb meile kaugelt, kui me teeme teise soojaks, et automatiseerimise poole peal suures plaanis on see mõte ikkagi sama. Aga lokaalkütte puhul on siis soojusallikas ehk et siis näiteks katel või katlamaja või mis iganes säärane kuulub siis soojuse tarbijale, kes peavad siis tegelema kütuse muretsemise, korraldama soojuse tootmise ja köetavate objektide vahel jaotamisega. Ehk et siin on nagu silmas peetud seda, ütleme, et kui sul on kütmisel rohkem kui üks hoone, näiteks oletame, et sul on üks soojussõlm, näiteks üks katlamaja, nii-öelda katlamaja, tehnoruum, millega kütad näiteks ka mingit abi või kõrvalhoonet, siis seal on see köetavate objektide vahel jaotamine juba teema. Soojuse tootmine on see, ütleme, et kes ja kuidas näiteks katla ahju, mis iganes kütte paneb, jälgib, et ta köeks korralikult, et vesi oleks tal soe ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis on olemas ka veel kohtküte, kus siis iga ruumi või ruumi osa jaoks on eraldi soojusallikas. Hea näide on siin see, et ühte ruumi kütab näiteks mingisugune ahi, teist ruumi kütab elektriküte, kolmandat näiteks õhksoojuspump ja nii edasi. Mõnda neist annab automatiseerida, mõnda väga mitte. Väiksemates korterimajades, eramutes kasutatavad hoonekesksed küttesüsteemid võivad olla näiteks siis elektriküte, erinevad ahjupliidid, kaminad, keskküte, ega siis lokaalne keskküte on ju, soojuspumbad ja päikeseküte. Eestis päikeseküte on üsna vähe levinud, kuna sellel perioodil, kus meil kütte vaja oleks, on päike
liiga madala nurga all selleks, et tast väga palju kasu oleks. Ja suvel on juba niigi soe. Aga soojuspumpasid kasutatakse päris palju, vähemalt siis lisakütmiseks muude kütteliikide kõrvale. Kuna tegemist on üsna efektiivse küttesüsteemiga, siis ta ei ole tegelikult väga kallis lõbu ka. Keskkütte poole pealt ütleme, kui me räägime lokaalselt keskkütte, siis ongi see, et mingisuguses majas on, kuskil on siis kas katlaruum või tehnoruum, kus siis seda vett koha peal soojendatakse, kuskil hoiustatakse siis kütust, on see siis puit või midagi muud, et siis, mida siis seal katlas põletatakse. Ja elektrikütte on nagunii juba ütleb ära, mehe sida on, ütleme, et kas me siis kütame elektri abil põrandakütet, kasutame põrandakütet või on elektriradiaatorid, päeva lõpuks seal väga suurt vahet enam ei ole. Elektrikütte mõte on siis see, et seal muudetakse elektrienergia küttekehades soojusenergiaks. Ehk et kasutatakse siis erinevaid takistite tüüpe ja soojendite lahendusi, mille abil saadakse siis erinevad soojendid ja küttelahendused. Mida siin silmas peetakse on see, et näiteks elektriradikas võib olla ühte tüüpi takisti kasutuses, põrandaküttes teistsugune, saab ka elektribaasil vee üles soojendada näiteks, mida siis radikatesse juhtida. Et niimoodi saab väga palju erinevaid lahendusi leida just elektribaasi kütmiseks. Mis siin on oluline aru saada on see, et elektri hind varieerub ööpäeva lõikes kui ka aastaaegade lõikes. Näiteks üsna tavaline lahendus on see, kus elektri öine hind on odavam kui päevane hind ja kasutatakse seda öist odavat hinda ära selle jaoks, et näiteks kuskil paagis või boileris vesi soojaks teha ja siis päeval selle öösel tehtud sooja veega köetakse siis maja soojaks või hoitakse maja soojana. Ja aastaaegade lõikes on see samamoodi, et suvel on pigem elektri odavam kui talvel. See tuleneb tarbimisest, et näiteks päeval tarbitakse summa summarum tegelikult siis rohkem kui öösiti, sellepärast on öine hind odavam ja aastaaegade poole pealt on siis see, et talvel tarbitakse jällegi elektrit rohkem kui suvel. Et sellesse hindade erinevus tuleb. Ja kui soe juhtida otse ruumide kütteks, on siis tegemist otsese elektriküttega. Ehk et kui mul on elektriradikas seina peal, siis tegu on otsese küttega. Selle vastandiks on siis sooja salvestusega elektrikütmine, et mis siis on mõeldud sellest, et me kasutame ära seda odavat öist elektrit, millega me siis kütame üles näiteks mingisuguse koguse vett või kasutame mingit tahket sooja salvestit, näiteks põrandat, seina, mida iganes. Ja see siis sellel hetkel, kui seda kütmist ei toimu, kui me ei soojenda vett või ei soojenda näiteks põrandat, siis need üles soojendatud kehad siis ikkagi on tegelikult suutelised ruumi soojana hoidma. Otsene elektrikütte tarbib siis elektrienergiat vastavalt sooja vajadusele, ehk et on see tarbimine on täpselt sellel hetkel, kui mul sooja vaja on. Ehk et mul läks toas külmaks, ma panen radika järgi ja tarbimine tõuseb. Eeliseks on siis lihtne kiire reguleerimine, ehk et ma saan panna sõltuvalt siis sellest, kui palju ma tahan toas temperatuuri tõsta, kas või radika maksimum võimsusel kütma, seniks kuniks ma hakkan siis sellele temperatuurile lähedale jõudma ja vastavalt selle hakkan siis seda kütmise kiirust alla tõmbama, et see kütmine, see energiakulu siis hakkab ka alla tulema sellega koos. Ja otsesteks elektriküttekehadeks oleks siis elektriradiaatorid, konvektorid, erinevad elektripuhurid, seina laekütteelemendid, renni ja toru soojenduskaablid, soojuskiirgurid, saunakerised, soojuspumbad ja nagu ka välja toodud elektripliidid. Teatud tingimustel võib teda lugeda ikkagi küttekehaks. Kui sa ikka 5 tundi järjest kõik rauad tulel maksimum võimsusel köögis süüa teed, siis paraku ta muutub ka küttekehaks. Ja natukene ka salvestavaks küttekehaks, aga mitte väga palju. Kõikide nende ühine nimetaja ongi see, et nad töötavad sel hetkel, kui sul on kõige rohkem sooja vaja ja tarbivad seda sama siis energiat või elektrit, mis just sellel hetkel saada on.
näiteks kui sa paned päeval kell 12 soojapuhuri või soojuspumba huugama, siis ta kasutab, ütleme, seda kõige kallimat elektrit, mis saada on. Et mitte ei tegele siis, ütleme, öise odava elektri pealt. Sellele vastandiks oleks siis salvestavad elektrikütte lahendused, kus siis üritatakse saada kasu, tegelikult isegi kasu maksimeerida just öisest odavamast elektri hinnast. Et sooja saab siis salvestada nii hoone tarindites, nagu ma juba korra mainisin, ehk et põrandad, laed, seinad, tahkes materjalis, mis iganes siis materjal olla võiks, on ju, et need on päris mitu erinevat, või siis vees, mis on nagu üks levinumaid, et on olemas vesi sooja salvestid, sisuliselt boilerid ja muud säärased elektrikütte katlad on sooja salvestid. See on see, mida siis on üritatud siin öelda. Salvestatud sooja kogus ei pruugi küll katte tippkoormuse ajal vaja minevat soojusenergiat. Näiteks kui väljas on 30 kraadi külma, siis sellest salvestatud näiteks soojast veest ei pruugi piisata selleks, et tervet hoonet hoida etteantud temperatuuri juures. Siis on juba see koht, et hakatakse kasutama ära siis päevast elektrit või muud energiaallikat, et juurde kütta. Et muul juhul on oht, et läheb toas temperatuur liiga madalaks ja see ei ole enam väga nagu jätkusuutlik erinevatel põhjustel. Ja salvestatavateks küttekehadeks saab olla näiteks põrandaküte või siis lokaalse keskkütte akumulatsioonipaak. Ehk et see on siis see koht, kus vett soojana hoitakse. Siin on toodud väike joonis selle kohta, et kuidas siis üks põrandaküttesüsteem võiks välja näha oma loogika poole pealt. Et meil on siis olemas ruumiandur, mis siis jälgib toa temperatuuri ja vajadusel paneb siis põrandakütte tööle. Põrandaküttel on veel omaenda andur, mis siis jälgib seda tegelikult, et see küttekaabel ei läheks liiga kuumaks. Et kui küttekaabel hakkab liiga kuumaks minema, siis selle järgi võetakse see korraks see kütmine sealt maha ja lastakse siis kaablil endal jahtuda, sest et kaabel asub ise tegelikult betoonpadja sees, üsna õhukese betoonpadja sees ja see hoiab oma sooja natuke kauem kui siis see kaabel ise, et me ei lase kaabli lihtsalt maha põleda, see on nagu selle mõte. Samamoodi meil on välistemperatuuri andur olemas, mille eesmärk on siis see, et me lihtsalt teame, kui külm väljas on ja kui palju oleks tegelikult vaja juurde kütta praegu. Või siis on olemas meil juhtimiskeskus, mis tegeleb siis selle jälgimisega, et millises ruumides köetakse, kas on vaja juurde kütta millegi muuga ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et selline automaatika käib sinna kõrvale. Ja siin on siis kiire joonis sellest, kuidas saab vett kasutada kütmiseks. Ehk et meil tuleb kuskilt nii-öelda külmvesi sellesse kas siis boilerisse või paaki. See soojendatakse siis erinevate küttekehadega ülesse, mis iganes see küttekeha olla võiks. Elekter seal juures ei pruugi olla ainukene. Saab kasutada teatud tingimustel päikest, saab kasutada näiteks mingisugust muud katelt lisaks sellele, et kasutame elektrit, on ju. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Või siis kaugelt tulevad sooja vett selleks, et lokaalne vesi üles soojendada. Siin on oluline see, et kindlasti peab olema mingisugune juhtloogika olemas, mis jälgiks, et me seda vett liiga kuumaks ei laseks, mis jälgiks, et seda vett liiga väheks süsteemis ei jääks. Pahatihti tingimustel võib seda vett väheks jääda, siis saab kuskilt vett juurde võtta, näiteks miks mitte tavalist kraani vett ära kasutada, on ju. Saame külma vett juurde panna, selle üles soojendada ja läheb uuesti ringile. Oluline on see, et see vesi, mida me kütmisel kasutame, et seal oleks olemas ka tsirkulatsioonipump, selle asja tsirkulatsioonipumba eesmärk on lihtsalt hoida vesi ringlemas, kuna seisvas vees võivad hakata arenema erinevad bakterid ja muud asjad ja see ei ole enam tervisele võib-olla kasulik. Aga et saab ehitada süsteemi, mis siis konkreetsest toaradikast mööda läheb, aga hoiab siis süsteemi enda sees vee nagu ringlemas. Et see on nagu see mõte. Radikatele juurde käib ka termostaat, mis siis põhimõtteliselt kas lubab või keelab radikasse sooja vee mineku. Kui ei ole vaja ruumi kütta, siis me radikasse sooja vett ei lase, et suhteliselt mõistlik mõte. Aga kui on vaja kütta, siis see termostaat avab klapi ja soe vesi saab radikasse minna ja siis läbi radika hakatakse seda tuba kütma.
Nii, keskküttest ikkagi mingil määral on natuke midagi mainitud, on ju, et selle puhul siis me ei pea väga palju ise ehitama, automatiseerimise poole pealt täpselt samasugune, nagu oleks lokaalkütte või siis lokaalveekütte automatiseerimine. Saab siis kasutada erinevaid vesiküttekehasid, näiteks vesipõrandakütte, no, täiesti olemas siuke asi, erinevad radikad, õhkkütteseadmed ja nii edasi. Keskküttesüsteemis saab siis soojust salvestada, kui lisada keskküttevõrku akumulatsioonipaak, kus siis seda soojendatud vett hoitakse seni, kuni teda vaja läheb. Ja mugavuse ja küttekulud määrab siis kütteallika valik, kas me kasutame siis keskkütte juures gaasi, kütteõli, tahkeid kütuseid, näiteks puit või midagi muud säärast. Et see siis määrab ära selle, kui kallis see keskkütte ise on. Süsteemi poole pealt näeb natukene umbes niimoodi välja. Kuskil siis tehakse vesi soojaks. See on pigem siis sooja vaheti koht. See soe vesi akumuleeritakse. Ja vajadusel siis pumbatakse see soe vesi saab akumulatsioonipaagist radikatesse. Ja siit on natuke halb näha seda, et tegelikult on võimalik siis radikatesse seda vett ka mööda juhtida. Nii, automatiseerimise poole pealt olen toonud ka mõned näited. Kaks siis nii-öelda ruumikontrollerit, millest üks on siis Google Nest, on ju. Teine on lihtsalt turult saada olev ruumikontroller ja kolmes on siis tegelikult kaugjuhitav või peaks vähemalt olema kaugjuhitav radikaklapp. Mõte on siis selles see, et tema avab ennast täpselt nii palju, kui siis see kontroller ütleb, et ta ennast avama peab. Kui kütta vaja ei ole seda ruumi, siis on see klapp täiesti kinni. Kui seda ruumi vaja natukene kütta, siis avatakse natukene, kui vaja väga palju kütta, siis tehakse seda täiesti lahti. Et hoida siis etteantud piiril või etteantud raamides siis toatemperatuuri. Tavaliselt ruumikontroller kuvab hetketemperatuuri kõige suuremana ja seadetemperatuuri saab näha näiteks, kui hakata reguleerima või on kuskil väiksemana kirjas, et millist temperatuuri üritatakse hoida. Tavaliselt nad võiks olla suhteliselt võrdsed. Mida võrdsemad, seda parem. Nii, küttest rääkisime, nüüd läheme teise asja juurde, mis on jahutus. Ehk et tuleme talvest suvesse. Suvel oleks hea jahutus saada. Kasutatakse siis külmaseadmeid, mille põhikomponendiks on kompressor. On olemas siis siuke asi nagu aurusti ja kondensaator. Nende vahel on kompressor, mille abil tõstetakse siis külmaaine rõhku enne kondensaatorit. Mõte on siin see, et mis asi on aurusti, mis on kondensaator. Aurusti, ühesõnaga, meil on nii nimetatud külmaaine, mis jookseb mööda torusid. Aurusti juures see külmaaine muudab olekut vedelast gaasiliseks, hens aurusti, et sellest tuleb siis aurusti nimetus ja kondensaatori juures siis muutub selle külmaaine olek uuesti tagasi gaasilisest vedelaks. Selliselt siis saab põhimõtteliselt ruumist välja juhtida üleliigse soojuse. Enne aurustit alandatakse siis rõhku reguleerventiili abil ja aurusti külmaaine aurustub ja neelab sooja aurustist läbi voolavalt veelt või õhult, mida saab kasutada ruumide jahutamiseks. Põhimõtteliselt sellesse külmaainesse kogutakse sellest ruumisse soojus sisse, selle abil siis külmaaine aurustub ja juhitakse siis ruumist välja, kus see aurustunud külmaaine uuesti hakkab siis veelduma või vedelduma. Ja süsteemist eemaldatakse siis soe kondensaatoris, kus külmaaine veeldub, ehk et täpselt see, mis ma just ütlesin, on ju. Ja kondensaatorist ära võetav soojushulk on natuke suurem kui aurustis neeldub. Näeb välja siis omal olemuselt selline ja siia ma tavaliselt olen alati juurde olnud ka seda, et see on külmkapi tööpõhimõte. Ehk et aurusti on see asi, mis asub külmkapis sees, millega siis seotakse ära külmkapis olev nii-öelda soe õhk. See läbib siis kompressori, mis seda natuke kokku surub ja kondensaator on siis see osa, mis on külmkapi seina peal taga. See hunnik võresid, sisuliselt radikas. See on nüüd see, kus siis aurustunud külmaaine uuesti veeldub. Ja selliselt siis viiakse külmkapis olev soe õhk külmkapist välja. Ja samamoodi töötab ka just õhukonditsioneer. Täpselt sama töö põhimõte,
toas võtab soojuse ja viib selle siis majast välja. Õhksoojuspump töötab risti vastupidi. Et see on nagu see, mida siit kaasa võib-olla võtta. Ja nende kahe asjaga natukene sarnane teema on siis ventilatsioonisüsteem, millegi pärast kiputakse kasutama ventilatsiooni jahutamiseks ja teatud juhtudel üritatakse ka kütta. See ei ole hea mõte, aga sellepärast on ta praegu hetkel siin nendes slaidides. Et tegelikult on ventilatsioonisüsteemi ainukene eesmärk tuua ruumi puhas õhk ja eemaldada saastunud õhk. Samamoodi eemaldab siis ventilatsioon õhus olevad saasteained ja on tähtis tegur ruumi õhu puhtuse tagamisel. Ja see on sisuliselt ainukene, mida ventilatsioon tegelikult tegema peaks. Ventilatsioon peab olema piisav ruumis tekkivate saasteainete eemaldamiseks, ehk et näiteks kui köögis praadida kala, siis see kala praadimise lõhn võiks minna otse ventilatsioonisüsteemi, mitte siis kas korterisse või majja. See on niisugune hea näide lihtsalt. Ja elamu ventilatsioon peaks olema pidev, kuna inimene oma elutegevusega, hingamisega väljastab nii õhuniiskus kui CO2, mis on tegelikult ülejäänud inimestele seal samas ruumis siis natukene, tema endale ka tegelikult natukene halb, siis on vaja seda nii-öelda ruumis olevat õhku ikkagi ruumist välja viia, hoonest välja viia ja puhas õhk asemele saada. Ja on tähtis, et õhk vahetuks siis kõigis elutubades, eriti magamistubades, sest et keegi ei taha hommikul ärgata peavaluga läpnud toas ja nii edasi. Sellepärast on nagu seda vaja. Ja ventilatsioonisüsteemid jagunevad siis loomulikuks ventilatsiooniks ja mehaaniliseks ventilatsiooniks. Nende erinevus on siis see, et loomulik ventilatsioon tagatakse a la näiteks akende avamisega, tekib tuuletõmbus, loomulik ventilatsioon, tuleb lihtsalt temperatuuride erinevusest. Mehaanilise ventilatsiooni puhul lisatakse juurde ka siis juba mingisugune ventilaator tavaliselt elektribaasil, vähemalt õhu väljajuhtimiseks või sisse kumba, et mõlemad saab teha kas siis õhu väljajuhtimiseks või puhta õhu sissejuhtimiseks. Pahatihti kasutatakse mõlemat. Ventilatsioonil on ka omadused, eriti heal ventilatsioonil on omadused. Ehk et kui on hästi projekteeritud ventilatsioonisüsteem, siis peaks see niimoodi töötama. Ehk et õhk liigub siis puhastest saastunud ruumide poole. Ehk et me ei korja, näiteks ei too köögist, juba köögis saastunud õhku elutuppa edasi. Me teeme ikkagi vastupidi, et kõigepealt on näiteks elutoad, kus võib-olla ei ole väga palju inimesi või magamistoast ja siis sealt hakkab see õhk nagu ringlema edasi ülejäänud hoonesse. Ja kindlasti ei tohiks õhk liikuda otse sissepuhkeavast väljatõmberesti, ehk et need kaks asja ei tohiks olla kõrvuti. Ilus oleks, kui näiteks sissepuhkeava oleks üldse kuskil seina ja põranda lähedal, ühesõnaga seina põranda liite kohas, oli see, mis ma öelda tahtsin. Ehk et sissepuhatav õhk on tavaliselt natukene ruumitemperatuurist madalam. Ehk et see siis ruumis sooeneb, tõuseb selle võrra ülesse ja siis see väljatõmberest võiks olla siis just lae lähedal. Ja võimalikult nii-öelda diagonaalis ruumiga, et see õhk nii-öelda põhimõtteliselt loomulikult hakkaks ise selle ringi liikuma ja võimalikult palju selle siis ventilatsiooniga kaasa tõmbuks. Ruumi õhk on välisõhu suhtes kerge alarõhu all, mis tähendab siis seda, et me tõmbame ruumist välja rohkem saastunud õhku, kui on siis sissepuhkes. Selliselt on võimalik natuke takistada niiskuse tungimist hoonesse ja ventilatsioon peaks töötama suhteliselt pidevalt ja seda saab siis vajaduse korral tugevdada. Mehaanilise ventilatsiooni puhul näiteks ventilaatori kiiruse tõstmisega või siis akende avamisega. Samas peaks olema ventilatsioon ilma tõmbuseta, hääletu, lõhnatu. Mõeldud on siin seda, et see õhu hulk, mida liigutatakse, võiks olema piisavalt väike, et inimene ei tunne seda. Sest et teatud tingimus, kui õhu liikumine läheb liiga kiireks, siis inimesel võib hakata külm. Hääletu samamoodi, ütleme, et igasugune müraallikas, eriti öösiti, tekitab probleeme ja lõhnatu
hea oleks, kui jah, mingisuguseid lõhne, eriti veel halbu lõhnu ei kaasneks sellega. Peaks olema ka energiaökonoomne ehk et siis välja tõmmatavast õhust võetakse see üleliigne soe tagasi ja sellega soojendatakse siis sissepuhkeõhku ja selliselt me ei pea seda külma sissepuhkeõhku lisaks soojendama millegagi. Peaks olema siis hõlpsasti reguleeritav ehk et saaks tasakaalustada võimalikult palju siis sissetõmbe ja väljapuhkeõhkusid. Peaks olema siis hõlbus ka kasutada ja hooldada ehk et see ei tohiks olla nagu väga raske, keeruline, ütleme, et puhastada või hooldada klappe, kanaleid, puhastada, samamoodi muud komponendid ja filtrite vahetamine võiks olla ka üsna lihtne või võimalikult lihtne. Ja siin on siis toodud väike näide ka ventilatsioonisüsteemist, kus siis valgega tähistatud torustik on siis nii-öelda väljatõmbe ventilatsioon ja tumedalt tähistatud on sissepuhke ventilatsioon, kus siis sissepuhe toimub magamistuppa, WC-s tõmmatakse juba see õhk välja, tegelikult on niimoodi, et see õhk liigub magamistuppa, magamistoas siis see puhas õhk liigub WC-sse ja sealt edasi veel kööki. Ja siis köögis tõmmatakse see nii-öelda lõplikult saastunud õhk hoonest välja. Ja niimoodi toimub ta siis kõigil 3 korrusel täiesti eraldiseisvalt. Ja katuse all on natukene näha ka soojavahetit, erinevad pumbad ja nii edasi. Soojus tagasi siis ka natukene rääkida, et on teoreetiliselt võimalik sellega säästa kuni 75% energiast, see on siis õhu soojendamiseks ja jääksoojust kasutav ventilatsioon on tasub väga hästi soojustatud majades, kus kütteks või jahutuseks tehtud kulutused peaks olema siis suured. Iseenesest näeb siis välja selline, kus siis värske külm välisõhk, eriti talvel, läbib siis kõigepealt soojavahetit, kuhu siis tuleb siis ruumidest vana õhk. Selle õhu toimel soojendatakse seda välisõhku ülesse. Need 2 õhku ei puutu omavahel sisuliselt kokku, vaid ütleme näiteks on mingi radikasüsteem, mis iganes, kus siis üks soe õhk, vana soe õhk, soojendab siis läbi radikasüsteemi konvektsiooni külma õhku uuesti ülesse. Või mitte uuesti ülesse, aga soojendab ülesse. Ja siis sellega kaotab siis see väljatõmmatud õhk tegelikult oma soojust ja siis see jahtunud heiteõhk viiakse hoonest välja ja soojendatud värske õhk läheb ruumi. Et selliselt on see joonis ette nähtud aru saama. Ehk et need 2 õhku ei puutu omavahel otseselt kokku, vaid kaudselt. Automatiseerimise poole pealt, mida kasutama peaks, on kindlasti siis mingisugune kontroller, mis on punkt 1 suuteline mõõtma ruumis vähemalt CO2, parem oleks kui ka õhu niiskust. Mõlemärgi juhtimine on lihtsalt natuke täpsem. Enamasti kasutatakse CO2 juhtimiseks, kuna see on inimesele tuntavam natukene, kui see CO2 sisaldus õhus läheb liiga kõrgeks, siis inimesel kipub pea valutama hakkama, näiteks tekib väsimustunne, rõve on olla. Et õhuniiskus otseselt mingeid väga suuri vaegusi ei tekita, otseselt, kaudselt, mis iganes. Õhuniiskuse puhul on pigem see, et see kipub tekitama erinevaid hallitusi ja muid asju, tänu millele siis hoones on tegelikult nagu halb olla. Ühesõnaga, vähemalt korteris võiks olla 1 kontroller, hea oleks kui igas toas, iga ruumipõhine juhtimine ventilatsiooni jaoks, kuigi korterites, eramutes seda ruumipõhiselt väga tavaliselt ei tehta. Samas on tänased kontrollerid suutelised tavaliselt mõõtma nii CO2 kui ka juhtima juba tegelikult ventilatsioonisüsteemi, kas siis ruumipõhiselt läbi klappide või siis ventilatsioonisüsteemi mootori kiiruse kas siis tõstmise või langetamisega. Aga selline juhtimine peaks olemas olema. Ja see, et millise taseme juures mida tehakse, see on tegelikult puhas programmi küsimus. Ja lõpetuseks siis, mis me täna tegime. Käisime läbi hooneautomaatika protsessid, erinevad küttesüsteemid, erinevad jahutussüsteemid ja erinevad ventilatsioonisüsteemid. Ja tänan vaatamast, järgmise korrani!